etnoloogia. See on selline putukateadus. Ei. No ma ei tea siis. Ei, see peaks ikka putukateadus olema. Minu vanaema juures käisid ka etnoloogid. Naljakad tegelased tahtsid igasugu kila, kola ja mis veel kõik seal õue peal vedeles. Ei tea, milleks neil seda küll vaja võis minna. Aga ega me popsid polnud, muidugi andsime. Etnoloogia on teadus, mis analüüsib inimese ja rahva eluvorme ja nende kujunemist. Tartu Ülikoolis on etnograafiat õpetatud juba 1919. aastast. Etnograafia tegeleb enam materiaalse, tänapäeva etnoloogia, aga vaimse kultuuriga. Uuritakse rituaale, religiooni, identiteeti ja palju muud põnevat. Etnoloogia kõige seksikamaks osaks on välitööd, mille käigus etnoloog viibib pikemat aega võõras kultuuris. Eesti etnoloogia peamised uurimisvaldkonnad on Eesti ja teised soome-ugri kultuurid ning arktilised kultuurid. Tule õppima etnoloogia. Etnoloogia on tegelikult üks sotsiaalteaduse alaliik. Et kas ma ise olen sotsioloog? No võib-olla. Ma armastab folkloristika juures välitöid ja arhiivitekste lugemist ja Tartu Kirjandusmuuseumi ja toredaid kaasfolkloriste, neid on nii palju, ja tekstide analüüsimist ja sedagi pärast kirjuta oma mõtted üles ja siis kuidas sa leiad asjade vahel seoseid. Ja see, kuidas folkloor levib ja soome-ugri folkloori ja mordu mütoloogiat ja anekdooti ja krikut ja paroole ja indiaanlaste tekkemõistendeid ja kohapärimust ja keeltküsimusi ja Jakob Hurte ja regilaulu. Kui tahad folkloristikat õppida selliste olendite pärast, siis oled õigel teel. Just nende uurimisega me tegelemegi. Eesti folkloristika, nagu etnoloogide sünniloos, mängis olulist osa Jakob Hurt, kes 19. sajandi lõpul algatas üle-eestilise rahvaluule kogumise. Folkloristika tegeleb folkloori kogumise, talletamise, süstematiseerimise, analüüsimise ja publitseerimisega. Folkloristikaga tegelev teadlane on folklorist, näiteks tema ja mitmed teised. Folkloor on pärimus, enamasti vaimne looming, aga ka see on folkloor ja see. Nii et tööpõld on lai. Tule õppima folkloristika. Ja muidesjuttes Andri tunnes informant ja piltmõistatusi ilmaindeid ja rahvapärast terminoloogia.